Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Tänavuste Kuressaare merepäevade peaesineja on tõeline superstar Eestist, Elva linnast pärit Kerli Kõiv, kes elab Los Angeleses. Saarte Hääl ja Kadi Raadio tulid talle täna siia Hollywoodi külje alla külla, et uurida, millega ta sellisel soojal maikuupäeval tegeleb. Kas ta ka merepäevadeks juba valmistub ja kas tal äkki on mingisugused seosed Saaremaaga? Ootan suure põnevusega seda suve, sellepärast et minu unistuste majakene metsas saab valmis, mis on minu loomeinkubaator Haldjamaja. Ja kindlasti see suvi on plaanis ära lõpetada enda 3. plaat ja valmistun ette erinevateks festivalideks. Saaremaa merepäevad on üks nendest ja juba töö käib meil. Tahame teha midagi väga erilist selleks. Kui teemaks on merepäevad, siis tõenäoliselt tuleb midagi mereteemalist. Ja selles mõttes, et vesi tegelikult elemendina ei ole minu lemmikelement, aga väga põnev on seda võtta inspiratsiooniks. Et meie inspiratsioon siis hetkel ongi kõik, mis on seotud meremütoloogiaga, merineitsid alati kõigile meeldivad. Et jah, ootangi, et saada nagu ära sinna sellesse loomeinkubaatorisse ja siis sügavuti hakata uurima igasuguseid mereteemalisi asju ja kostüüme valmistama ja mis iganes seal siis kõik tuleb. Sa oled oma selliste vägevate lavashowde ja just nende kostüümide puurest on ju põhiliselt peamiselt väga hästi tuntud on ju, et kus sa nagu nende jaoks inspiratsiooni saad? Kostüümide jaoks ma saan inspiratsiooni igalt poolt. Et tihtipeale ma näen mingit disaineri asja, mis saab nagu selleks põhiasjaks, mille ümber siis kogu see asi ehitub ja tihtipeale ma ka kas lihtsalt sketšin selle. Mulle meeldib ka väga Photoshopis mängida, näiteks vahepeal ma võin ka mingisuguse jõulukaunistuse pildi leida ja siis selle teha Photoshopis kleidiks. Et nagu inspiratsioon on igal pool ja mulle väga meeldivad need erinevad meediumid. Et skulptuuri ju saab teha samamoodi vetsipaberist ja liimist ja millest iganes, et kõike annab teha. Näiteks need minu Feral Heartsi videosarved olid tehtud vetsipaberist ja see vanaema keetis seda. Mis oli see liim? Liimitaoline asi? Kliister. Kuule, kui on praegu merepäevadel ja aega umbes nii 2,5 kuud on ja sa ütled, et selline põhiline ettevalmistus alles läheb vastu, et hakkab pihta, et millal see siis on, et kui pikalt sul nagu selle jaoks aega on? No me juba valmistame ette, selles mõttes me juba omavahel räägime, et mis on tehnilised võimalused ja mis on. Aga tavaliselt ma lähen hästi sügavuti ja hästi intensiivselt ja tavaliselt see on mingi 2 kuud enne. Kui see Kuressaare kontsert on augusti esimeses pooles on, et kui palju sa ise saad kas enne või pärast seda Saaremaal olla, et kas sa tuleb niimoodi suts kohale ja kohe pärast minema või on natukene aega niisama ka olla? No mulle väga meeldib Saaremaal olla ja meil on seal ka üks koht perel, kus olla. Ja see suvi, kuna mul paljud sõbrad on Saaremaalt pärit ja nemad on seal mingid hullud kunstnikud, kes teevad mahajäetud majades mingeid reive ja ägedaid asju, siis see suvi saab kindlasti olema väga põnev. Ma tegelikult ei ole varem meetnud nii palju aega Saaremaal. Aga see suvi kindlasti tahaks rohkem aega seal veeta. Kui sa nagu üldse midagi ütleksid kõigile saarlastele võib-olla siis, kes merepäevi ootavad, aga ka just eraldi Saarte Hääle lugejatele, vaatajatele, Kadi Raadio kuulajatele, mis sa neile ütleksid? Et eraldi saarlastele, saarlased on üldse ülierilised ja ülikuulid nagu igal pool maailmas, need saare inimesed on, neil on kuidagi mingisugune oma identiteet. Et oma Saaremaa sõprade kohta mulle meeldib rääkida seda lugu, et keegi just rääkis mulle, et Rooma kroonikates oli siis sõduritele pandud kaardid, et kuhu minna sõdima ja kuhu mitte minna sõdima. Ja siis oli kirjutatud, et Saaremaal ärge minge, et seal saate kohe kotti. Et saarlastele siis tahakski öelda seda, et hoidke oma väge.